Terminal alustab suve pauguga. Minu selja taga on Thierry Neuville'i tehasest värskelt välja veerinud crosskart. See crosskart võib varsti olla sinu oma. Kuidas sa selle saad? Vaata järgnevast loost. Rauno, kas midagi lihtsamat ühele inimesele väljaloosimiseks ei ole panna nagu selline absoluutselt professionaalne crosskart? No kindlasti lihtsamaid asju on palju, aga terminal ei ole lihtne ja me tahtsime, et see oleks põnev, see oleks äge, mida me loosime, neid autosid on loositud küll, kõik on tore, aga crosskart ei ole mitte keegi veel varem Eestis välja loosinud ja kui me saame sellega anda panusega Eesti mootorisporti, et loodetavasti võidab selle järgmine Ott täna või ükskõik, kes võidab, eks ole, kas siis annab, kui võidab meil Teddy Maalia, eks ole, siis ta annab selle oma lapselapsele või lastele sõita, eks ole, ja see on see väärtus midagi. Tegemist on absoluutselt profipilliga, see on Thierry Neuville'i tehasest tulnud ja sellega võiks põhimõtteliselt kohe minna rajale ja osaleda kas või Eesti meistrivõistlustel. Absoluutselt, tegelikult kas järgmine või ülejärgmine nädalavahetus hakkab see Eesti rallycross pihta, et kui väga kiiresti teha, siis on võimalik küll see aasta sõita. Kahjuks mitte sellega, sest selle me lootsime suve lõpus välja, aga järgmine aasta on sellega loodetavasti see liigubki rallycrossi radadel. Kui sa juba crosskardi endale võidad, siis loomulikult sa pead selle millegagi ära viima ka. Ja Respo Haagised annavad siis kaasa sellise väga moodsa Haagise ja see saab olema nii-öelda päris kingitus, see ei ole lihtsalt koju sõitmiseks, vaid antakse päriselt kaasa. Jaa, sellega saad ikkagi päris palju siis sõita, et see on päris temale endale, sellele samale võitjale. Ma ei ole kunagi näinud, ausõna, ma Haagiseid näen erinevaid, aga see on nüüd mingisugune täiesti uus toode. See on selline eputamiseks. Jaa, ta on rohkem selline välimuse peal välja mineva kaup, et kuna tegemist oli nii erilise loosi auhinnaga, siis oli vaja midagi eriliselt juurde ka siia, millega seda vedada. Crosskardi loosimises osalemiseks tuleb läbi sõita terminali 10 erinevat tanklat üle Eesti ja tankida vähemalt 5 liitrit kütust ja teha seda Cloudixi äppiga. Mis asi on Cloudixi äpp? Cloudix on, ütleme, selline revolutsiooniline makselahendus, mida me üritame nagu Euroopasse ka viia, mis juba Eestis on ka olemas, 25 kõigist terminali teenindusjaamas saab seda kasutada. Ja ütleme, väga näitlikustatult on see selline kiire ja mugav, nagu ka auto peal kirjas on, 5 tankida oma telefoniga. Et jõuate tanklasse, võtate telefoni taskust välja, valite, siis juba toimub asukoha tuvastamine, valite pumba, vajutate nuppu ja olemas. Aga kui see raha läheb? Raha läheb otse, teil on äpp sisestatud, sooduskaardid, maksekaardid, et tänuga sellel on hästi keskkonnasõbralik, et ei ole mingit paberit, ei ole mingit plastikut, et kõik toimub äppis sees ja tänu sellele on, ütleme, siuke ülimugav, lihtne, kiire, säästab aega, super lahendus. Sa garanteerid, et see töötab ka? Minasugune vanakooli mees. Ma garanteerin, et see töötab. Me oleme juba seda katsetanud päris palju ja terminal juba kasutab seda ju ja me oleme väga palju head tagasisidet saanud, nii et kõik on tipp-top. On see täna ainult kütuse peale või ma saan juba tegelikult poest kraami koosta? See on hetkel meil on tegelikult ka valmis juba ette tellimise ja nutipoodlemine on siuke funktsionaalsus, mida me nimetame, et töötab üsna sarnasel põhimõttel nagu tankimisega, et näiteks hakkad Tallinnast tulema, tellid oma mingi lemmik söögijoogi ära ja selleks ajaks, kui sa siia terminali Jüri tanklasse jõuad, siis on juba lemmiktoidud valmis, võtad peale, saad kohe oma teega jätkata, et taaskord oleme keskendunud just sellele mugavusele ja kiirusele ja hästi selline kaasaegne lahendus ühesõnaga. Suveralli üks teema on ka üllatused ehk kingitused. Kui tangid Cloudixi äpiga, siis antakse sulle igal nädalapäeval midagi ka tanklast kaasa. Ja midagi, mida tanklast kaasa alati võtta, on suvel loomulikult jäätis ja preemia pakub terminali tanklates jäätist. Täpselt nii. Kuule, mind huvitavad alati numberid. Kui palju müüakse suve jooksul üle Eesti üldse preemia jäätist? Kui suur see number on? 3 suvekuuga juunist siis augustini müüakse kuskil 3500–4000 tonni jäätist. 4000 tonni jäätist? 4000 tonni jäätist. See on päris märkimisväärne kogus, ehk et tehased panevad 24/7. See on uhke number, et tõepoolest suvel me töötame lausa 3 vahetuses ja kui on nõudlus, siis tehased huugavad 24/7 ja tootmise taha jäänud midagi tõesti. Mis on siis kõige populaarsem suvine jäätis, mida eestlane kõige rohkem sööb?
ja absoluutne müügihitt on jätkuvalt eriti Rammus vaniljekoonus, seda juba 11 aastat. Ja see on see, mida tõesti võetakse, mida rahvas otsib ja see on meie hitt. Terminali teenindusjaamad loomulikult nagu kõik ülejäänud pakuvad ka hot dogi ja Saaremaa lihatööstus on siis varustajaks terminalile oma hot dogi viineritega või kuidas te neid nimetate, kuidas see tootearendus käib? Nii, see on hot dogi vorst. Praegu hetkel on meil siin sööma eriti hea on juustu hot dog. Kui suur on see kliendi tagasiside? No, keegi helistab, kuidas ei kõlba süüa, et tehke midagi, aretage midagi muud välja. Kuidas teete seda? See tegelikult hästi hea näitaja on müüginumber. Et kui toode on ikkagi jama, siis ta ka ei liigu ja see tagasiside on hästi kiirelt öeldakse, et kuulge, võtke oma vorst ja andke midagi head meile selle asemel. See nüüd liigub? Väga hästi, number 1. Ja mis see number tähendab? Kui palju te terminalis näiteks, ma ei tea, läbi müüte seda? Me ei saa öelda seda numbrit. Ei saa, jah? Aga number on suur, ütleme nii. Terminal Oil teenindusjaamades hakkab silma midagi uskumatut. Igas neist on Eesti tippkokk Joel Ostrot oma leti püsti pannud. Ja Tšau! Kurat, just räägin sinust. Ja mina tulin just vaatama, kas kõik asjad on olemas, aga tundub, et on kontrolli all. Kuidas sa nagu oled sattunud oma kraamiga nagu bensujaamadel? Bensujaamadel on selline kuvand, et see on selline kabaka koht, et sa saad ainult kabanossi. Tead, see on vana uudis, see on vana informatsioon. Eestlased liiguvad ju palju ringi tegelikult ja viimase paari aasta jooksul tuleb ju tunnistada, et puhka Eestis käib täies hoos. Ja inimestel meeldib tegelikult hästi süüa ja tankla on väga õige koht, kus pakkuda tegelikult restorani kvaliteediga toitu. Ja sa julged öelda, et see siin on täiesti sinu allkirjaga hea asi. Kui minu nimi on seal peal ja lisaks sellele ka nägu, siis loomulikult on see näiteks enim müüdud Singi juustu heinesai. Ta ei ole tavaline Singi juustu heinesai. Ta on eriline ja maitsev. Siin vahel on väga eriline kaste kusjuures. On ka või? Päriselt ka. Ja, ma väljas pakun ka, tule pärast läbi, ma annan sulle proovida. Aga see mangolassi, see sai ju mingisuguse auhinna ka. No siin on ju tempel peal. Eesti parim valmis toit 2021. Ja terminal on võtnud selle julguse, et lisaks kabanossile ja burgerile pakkuda ka häid toite. Näiteks see sama mangolassis, kas sa sööd teda nagu hommikul, lõunal, õhtul, vahet ei ole. Ta on tervislik ja ta on hea. Noh, ja näiteks, ma ei tea, õllesõpradele, barbecue, chili leivad ja nii edasi, et meil on tegelikult... Palju sul on see tooted? Vau, ma jään vastuse võlgu, aga näed, meil on pannkoogid, täidetud soolased magusad, meil on vähemalt 2 sorti heinesai ja rännukad, kus juures pikk poisi ja munaga, minu endal lemmik. Ja väike salanipp ka, nad ei taha soojaks lasta, aga andke see teenindajale öelge, et lasevad soojaks, siis ta on veel eriti hea. Sinu toodangust, kui suur protsent läheb täna müügiks terminalides? Nagu kogu toodangust sa mõtled, sest me müüme ju jaes. No ma ei julge siin spekuleerida, selles suhtes ma ei ole nii hästi... Aga näed, see kasvab? Jaa, absoluutselt. Seda ma saan väita, et see kasvab alates 1. kuust ja me oleme nüüd koostööd teinud 4-5 kuud. Iga kuu on ta kasvavas joones näid. Muidugi, absoluutselt. Ja ma arvan, et see on alles algus. Siin alles hakkab asju juhtuma. Suvi on ees. On. Terminali tanklatest leiab väga huvitavat jooki, mille nimi on Belief, mis esmapilgult tundub, et on mingi välismaa suhkruvesi jälle. Aga tegelikult on tegemist Eesti tootega. Sina oled siis... Suhkru eest on asi väga kaugel. Tegemist ongi just madala kaardusega energiaveega ja alternatiiv traditsioonilistele energiajookidele. Mis asi on energiavesi? Ongi siuke funktsionaalne jook, seal sees on vitamiinid, kus kofeiin, mis siis ongi siuke, hoiab sind siis nagu ärkvel. Hea alternatiiv kohvile näiteks, mis iganes energiajoogile ja pluss suhkru eest on asi lõpuks kaugel, et seal ei ole seda suhkurt sees, ainult puuvi ja suhkur ja see on ongi ametlikult madala kaarsusega jook. Millal te tulite peale ja mille pealt te selle kokku panite selle produkti? Ikkagi selle poolt, kes see nagu maailm liigub, ikkagi kõik on hästi kiire, kõik tahavad siukest kiire tempo ja siis tuligi idee, et paneme kofeiini ja vitamiinid kokku ja teeme ära ja 3 aastat on meist turul nagu olnud ja kerib väga hästi. Kui jäätisetootjad ütlesid, et uueks aastaks on preemia teinud 14 erinevat uut jäätist, siis ma saan aru, et A. Le Coq on ka suveks valmis. Teil on siin midagi, mida siiamaani veel Eesti inimene näinud ei ole. Mis see on? Täna on meil uus leivalinnase kalli siin, et eks kalli on Eesti inimene ikka näinud ja kalja me teeme nagu alati, et kääritame õigesti, teeme õiget kalja. Aga natuke rohkem rukki odralinaseid, natuke leiba ka sees ja täitsa siuke mõnus, kergelt magus, õige kalli.
ma arvan, et te teate väga hästi, et väga paljud räägivad, et seda kalja maitset, mida lapsepõlves kõik teavad, kõik räägivad. Ma arvan, et see tüütab teid ära see jutt juba, eks? Ei, no see... Aga te ajate seda taga või? No eks me üritame nagu. Nii, õnnestub. no kuidas on? On küll, on küll. Täpselt nagu õlle maitsega, kes ütleb, et õlle maitse muutub ajas, on ju. Aga no, eks me üritame, on ju, aga see on nagu, et inimesed muutuvad ajas, on ju, siis muutub ka nagu nende maitse. See on õnnestunud toode ja see peaks olema siis selle suve nii-öelda hitt. Jah, et selles suhtes, et kutsume kõik proovima, maitsma, et leiva, linnase kali, et just siuke peaks olema täpselt see, mis nagu inimene ootab, et mitte nii magus. Seda ma tahtsingi öelda, ta ei ole magus. Täpselt, ja mugavas pakendis. Just, et hea suvel kaasa võtta, ei ole seda, ütleme, klaaspudelit või just hea kerge pakend, mugav kaasa võtta. Igas kütusejaamas tegelikult paneb nii-öelda kogu sellele asjale allkirja alla üks kohvi. Terminal Oil pakub siis Pauligi kohvi, siin on teie silt peal. Täpselt nii. Kui suur, noh, ma ei tea, une äravõtja see on, et teha hea kohvi ühte terminali. Kui see kohvi siin hea ei ole, inimesed ei käi ka. Ta väga und ära ei võta. Peamine peab olema hea algus, selles mõttes ta peab olema õige masin. Ma arvan, et Eestis üks parima kvaliteediga Thermoplani toodang, pluss siis õigest kohast ja õigel ajal korjatud ja röstitud oad. Kust need tulevad oad? No siin on meil 2 sorti hetkel, Favorita ja Signature Dark. Ja Favorita tuleb meil Nicaraguast ja Brasiiliast. Ja mis on tema puhul oluline, et ta on kasvatatud laava pinna peal. See annabki talle kõik maitse nüansid. Ja siis Signature Dark tuleb meil siis Kolumbiast ja Mehhikost. Samuti Mehhiko kohvi on toodetud laava pinna peal kasvatatud. Kui suured need kogused tegelikult on, kui palju müüakse terminalides kohvi? Kui palju siin läheb? Liitrites, ma ei tea. Ei, seda ei saa liitrites arutada, me arutame seda tonnides. Nii? No, ütleme numbrit, ma ei saa täpselt öelda, aga ta jääb mitme tonni kanti. Niisiis, suveralli on ametlikult avatud. Jäta meelde, külasta 10 erinevat Terminal Oili tanklat, tangi vähemalt 5 liitrit Cloudixi äpiga. Saa kingitusi, mida terminalidest jagatakse, igal päeval erinevaid ja 31. augustil läheb kõik lukku. Kart ise loositakse välja Kulbilohu krossirajal 25. septembril. Head rallimist!